Hei sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Sel nädalal on paljudes Eesti linnades, kaasa arvatud meie Pärnu linnas siin toimunud ja toimumas palveallianss nädala koosolekuud ja üks nendest toimus ka täna õhtul Pärnu vabakoguduses, kus mul oli ka au ja privileeg jagada Jumala sõna kohal olnud rahvaga. Ja ma rääkisin sellisel teemal nagu isiklik nelipühi. Me teame, et nelipühi päeval püha vaim langes, kogudus sai elu andvaks, peale tungivaks jõuks, sealt levis evangeelium üle kogu maailma, muidugi alguses peamiselt Juudamaal, Jeruusalemmas alguses, Juudamaal, Samaariamaal. Me teame, kui evangeelium jõudis Korneliuse kotta ja juudid imestasid, et püha vaimu and anti ka paganatele. Ja et Jumal võttis ka paganad vastu oma lasteks lahus Moosese seadusest. See oli muidugi suur teoloogiline paradigma muutus ja nihe juutide mõtlemises. Aga seal Kaisareas, kus see Kornelius oli, sündis esimene paganate kogudus. See julgustas seda tööd, mis juhtus hiljem Antiochias, kus läkitati välja apostel Paulus ja Barnabas ja nad käisid mööda Väike-Aasiat ja rajasid kogudusi. Ja evangeelium sealt edasi on levinud üle kogu maailma ja periooditi on Jumal andnud ärkamisi siin ja seal. Ka meie oma Eesti rahvuses tunneme ja teame mitmeid erinevaid ärkamisi, mis on toimunud Oleviste kirikus kunagi Efata ärkamine. 90ndate alguses, 80ndate lõpus see vaimulik noorte ärkamine, mis toimus Eestis ja nii edasi. Ja täna meie südamed igatsevad uut, värsket vaimu väljavalamist sellel tunnil ja meil on tõotus, et Jumal lubas välja valada oma vaimu kuni lõpuaegade sündmusteni, ehk et noored, lapsed, vanemad saavad täidetud vaimuga ja kõnelevad prohvetlikult ja ta annab imesid näha ja tunnustähti. Ja need on need, mida ka me tahame näha sel ajal ja tunnil, et kristlus, mida me praktiseerime, ei ole mitte lihtsalt ideoloogia, see ei ole lihtsalt teoloogia, dogmad, seisukohad, rituaal, kombed, talitused, vaid see on Jumala teenimine tema väes ja et Jumal jätkuvalt mitme tõestusmärgiga näitab ennast elavana. Nii et need olid need mõtted, mida ma jagasin täna ja kuigi seal ei olnud videoülekannet, on see salvestatud audios. Ja ma arvan, et see, mis leidis aset täna õhtul siin Pärnus oikomeenilisel palvealliansteenistusel, julgustab ka sind ja õhutab sinu vaimulikku nälga üles ja pea meeles, Jumalale meeldib vaimulik nälg ja ta on tasuja neile, kes teda hoolikalt otsivad. Ja väga äge on see, et selline allianss palvenädal toimub. Ja nii nagu see sõna endas kätkeb, et see on palvenädal, siis ma arvan, et see on hea, kui me võtame korraks veel ühe hetke, palvetame. Ma alati igatsen neid momente, kus ma mäletan, et kui palve hakkas pihta, siis sükene vägev sumin oli kohe saalis. Ja mul on selline tunne, et apostlid, kui nad kokku tulid ja piibel ütleb, et nad tõstsid ühel meelel häält. Et seal oli midagi sarnast. Nii et tõstame veel kord oma käed tema poole ja palume, Isa taevas. Me palume, et sa külastaksid meid täna õhtul siin paigas. Me usaldame sinu kätte selle aja. Kallis püha vaim, sa oled tere tulemast meie keskel. Me täname, et sa võiad meie kõrvad kuulma sinu sõna ja tõstad usutaset meie südames. Õhutad üles selle vaimuliku nälja meie sees. Ja issand, et sinu kallis püha vaim aitab mul ka kõneleda sinu sõna. Sest ma tunnistan, et minus ei ole midagi hea, nagu apostel Paulus ütles, aga et sinu vägi minu läbi. Aitäh sulle selle eest, et sa tegutsed meie seas ja näitad ennast jätkuvalt mitme tunnustähega elavana, sest sina tõesti elad. Ja see on meie usk, et sa liigud ja tegutsed meie keskel ka täna õhtul. Ja kõik au kuulub sulle. Jeesuse vägeval nimel me palume seda. Aitäh sulle, issand, selle eest, mida sa teed.
me usaldame sind, me usume sinusse, vaatame sinu peale, nii nagu me oleme juba kuulnud. Ja täname sind selle eest, mis sa meie keskel täna teed. Amen. Amen, halleluuja. Sõbrad, ma tahan lugeda meile ja rääkida mõned mõtted apostlite tegude raamatust. Ja siit kohe esimesest peatükist. Ja mu võib-olla kõne pealkiri on, see läheb kokku eriti sellega, mis siin nüüd meile salmid ette kirjutati, aga isiklik 4 pühi on, millest ma tahan täna rääkida. Ja rääkides, kus me tänases päevas oleme, peame minema tagasi ja viitama sellele korraks, kust kõik alguse sai. Ja apostlite tegude raamatu esimesed 2 peatükki on väga muidugi olulise tähtsusega, rääkides sellest, kuidas püha vaim siia maa peale tuleb koguduse keskele. Ja see on üsna auline moment ja ma arvan väärt uuesti käsitleda. Me loeme siit, et Jeesus enne, kui ta taevasse läks peale oma ülestõusmist, ta tõusis üles surnuist, ilmus 40 päeva oma jüngritele erinevates kontekstides, ühe korra isegi 500 vennale korraga, ütleb piibel. Nii et kus see täpselt oli, Galilea kuskil mäe juures seal või ei tea täpselt, aga mitmel korral ta ilmub jüngritele. Ja siis ta ütleb nõnda, meile öeldakse siin siis esimeses peatükis püha vaimu läbi jüngritele, andes neile ühe instruktsiooni oodata Jeruusalemmas püha vaimu tulekut. Ja see on öeldud siin, et püha vaimu läbi. Huvitav. Ma usun, et mida iganes Jeesus ütles või tegi ta seda vastavalt sellele, mida ta nägi või kuulis isa eest tegevat. Amen. Me kõik usume seda. Aga ilmselgelt see, mida ta ütleb siin, on nii kriitilise tähtsusega. Ja see oli, sest ta rääkis pühast vaimust ja püha vaimu väest, kes pidi tulema jüngrite peale. Ja mitte lihtsalt, et mingi idee või mõiste, et nüüd midagi tuleb ja ma ei tundnud midagi, aga ju siis on, vaid ta ütles, et te saate püha vaimu väe. Amen. Püha vaimu väe. Ja te peate olema minu tunnistajad. Ja kindlasti mitte ainult sõnadega tunnistajad. Mida ka on vaja teha? Eks ole nii? Me tunnistame temast, me tunnistame oma isikliku tunnistusega, me räägime evangeeliumit, aga ma usun, et siin on silmas peetud ka oma elu, oma tegudega tunnistamist. Et seesama Jumal, kes näitas ennast elavana apostlitele, tahab jätkata näitamaks ennast elavana läbi oma koguduse, läbi sinu ja minu. Amen. Ja sa võid öelda, kus minuga, ütle nii, tema vägi. Minu läbi. Kõlab õieti, eks ole, tema vägi, aga sinu läbi. Amen. Ja Jeesus ise viitas sellele mitmes kirjakohas, et kui te ei usu lihtsalt, mida ma ütlen, aga uskuge neid tegusid, sest teod, mis ma teen, on, et mis isa mulle on andnud. Ja siis ta ütles, et teie teete veel suuremaid tegusid. Ja siis me loeme apostlite tegude raamatus, kuidas Jumal tegi iseäralisi tegusid apostlite seas, apostlite käte läbi. Need üks viis tunnistada temast, usun, et see on üks viis, kuidas Jumal tahab tunnistada iseendast. Sellel tunnil samuti on nende tegude läbi, imetegude läbi, tunnustähtede läbi, terveks saamiste läbi, muudetud elude ja imede läbi, mis kõik Jumal teeb. Neid on rohkem kui üks. Ja Jeesus ütles jüngritele, et nad peaksid ootama selle püha vaimu läbi antud instruktsiooni läbi isa tõotust. Ja veel kord, see tõotus oli püha vaimu tulek. Ja ma mõtlen, kui auline see tegelikult on, et Jumala, kolmainu Jumala, üks isikutest, püha vaim,
vahest kutsutakse kolmas isik, aga neil ei ole numbreid seal ees. on tulnud maa peale, on tulnud meie keskele, on tulnud elama meie sees. See on auline mõte. seda mõtet võiks mõelda tükk aega ja arutleda selle üle. Ja Jeesus ütles oodata seda tõotust. See on huvitav, et tõotus oli püha vaim. Kättesaamise viis oli oodata. Nüüd see on, sõbrad, midagi, mida me tänapäeval suurt enam ei tee. Ja kuigi keegi siin saalis amen selle peale ei ütle, ma tean, et see on tõde. Meie elud on nii tempokad, kiired. Peamine asi, mida sa kuuled, kui sa küsid kellegi käes, kuidas sul läheb, siis kiired. See kuuleb hästi või mida iganes. Kogu aeg on rohkem asju teha, kohustused ootavad sul pikalt ees, sa lohised järgi ja me elame sellises ajas ja tempos, kus võib-olla tõesti rohkem kui kunagi varem meil on tõeline väljakutse oodata. Ja ma arvan, need, kes me liikluses oleme ja ma arvan, tunnistan isegi täna, ma sõitsin kuskil ja keegi oli väga aeglane mu ees ja mõtlesin, mida värkida, pargis auto või sõida, kui üks kahest, eks ole. aga see tuletab mulle ka meelde, et ma olen kõigest inimene, aga meil ei meeldi oodata. Oled sa nõus sellega? Meil ei meeldi oodata. Eriti selles modernses ühiskonnas, kunagi kuulsime Ameerikas, seal peab kõik kiiresti käima, aga meil on küll kõik rahulik. Aga nüüd täna, me oleme täpselt samas paigas, me tahame nüüd ja praegu. Ja ma imestan selle üle, et Jeesus käskis neil teha midagi, mida vana aja kristlased praktiseerisid palju. Suusa tänava ärkamise inimesed praktiseerisid seda. Nelipühi liikumise või ärkamise ajastus Eestis, kus palvelad olid täis inimesi ja nad ootasid Jumalat. Me täna ei saa seda nii kergelt enam teha. See me elame sellises maailmas. Nii et see sõna ootama, see on tegelikult kreekakeelne sõna perimeno, mis tähendab seda, et olla paigal, kuni asi juhtub. Ehk teisisõnu, ootama ära. Ma ootan su ära. Ma ei lähe enne minema, kuni sa tuled. Vanasti pruudid ütlesid peigmehele, kes läks sõjaväkke, Vene sõjaväkke, mitu aastat, 2 aastat, 3 aastat. Ma ootan su ära. Vahest mõni ei jõudnud ära oodata, aga üldiselt see oli pikk aeg, tuli ära oodata. Sa ei tee seda enne, kuni see asi juhtub. Ja mõningaid asju elus peab ootama. Mõningaid asju Jumalaga peab ootama. Ja läbi kogu pühakirja sa leiad tõistus sellest, et ootamine on üks osa Jumala käest asjade kätte saamisel. Taavet ütleb, ma ootasin Jehovat suure ootusega ja ta kummardus minu poole. Need, kes Jehovat ootavad, vaatavad tema suunas ja neile tarvitse häbeneda. Kes Jehovat ootavad, saavad uut rammu lisaks. Jõud, mida neil ennem ei olnud, aga kui nad hakkasid ootama, üks uus väetase tuli järelikult nende ellu. Ja ma arvan, sa leiad hulga teisi kirjakohti, mis räägib ootamise tähtsusest, olla paigal, kuni asi juhtub. Ja kui sul on probleem oodata Jumala käest asju, siis las ma tuletan sulle meelde, kui pikalt on Jumal ootanud sinu järgi. Halloo. Ütle oma naabrile, ta räägib minust, siis ma räägin sinust. Ja kuni me oma asjad oleme korda seadnud ja meelt parandanud ja lõpuks aru saanud ja lõpuks kätte võtnud asjad ja lõpuks päästetud saanud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja Jeesus ütles nõnda, et oodake isa tõotust ja et teid peab ristitama püha vaimuga ja te lisas juurde mitte kaua pärast neid päevi. Ja ma olen rõõmus selle üle, et ta kasutas sellist fraasi, mitte kaua pärast neid päevi. Sellepärast, kui ta oleks kasutanud sõna, mitte oleks kasutanud sellist sõnafraasi lihtsalt, et peatselt. Ja ilmutuse raamatus öeldud, et issand ütleb, ma tulen pea ja 2000 aastat me oleme oodanud siin ja pea ei ole veel kätte jõudnud. Nii et siin ta ütleb, ma tulen peatselt, vaid see vaimu välja panemine toimub peatselt, vaid ütles mitte kaua pärast neid päevi. Ja me teame, et see läks 10 päeva. Ja see huvitav need inimesed, kes seal koos olid, meil öeldakse 120 inimest, apostleid, palju teisi, meil nimetatakse mõningad naised, kes olid seal, teised jüngrid, Mattias ilmselt ja nii edasi. Neil oli ka oma elu.
Neil on lapsed, tollel üldse olid suured pered. Elu oli tegelikult raskem, toit oma peret ja kõiki muid asju, sükest sotsiaalhoolekannet ja mingisugust riiklikku süsteemi polnud. Sa pidid töötama asja nimel, nii et võtta 10 päeva ja muuseas Jeesus ei öelnud neile, et see juhtub 10 päeva pärast. See oleks olnud lihtne, et okei, punnitame 10 päeva ära. Tead, mis siis ikka? Kui ikka nii head midagi tuleb, punnitame ära. Aga ta ütles lihtsalt oodake, mitte kaua pärast neid päevi. Ja nagu ma ütlesin, mõningad asjad, mida Jeesus ütles peatselt näiteks, võtavad aastatuhandeid. Aga need inimesed olid valmis ootama ära ja see tõsidus läks ja läheb alati Jumalale korda. Piibel ütleb, kes Jumalale tuleb, peab uskuma, et on olemas ja annab palga neile, kes teda hoolikalt otsivad. Ja Jumal on reserveerinud asju nendele, kes teda tõsiselt otsivad. Ja me teame, et nad ootasid siis püha vaimu tulekut ehk trööstijat. Ja Jeesus nimetas teda teiseks trööstijaks. Teine trööstija, kreekakeelne sõna muuseas, ei tähenda mitte teine teistsugune, aga teine samasugune. Ehk, et püha vaim oli saadetud selleks, et jätkata seda Jeesuse tööd, mida tema oli teinud siin maa peal. Ehk täpselt sama meelevaldaga, sama autoriteediga ringi käia, sama väge ilmutada, mida oli Jeesus ilmutanud oma teenistuses. Et püha vaim teeb seda nüüd ainult läbi koguduse. Amen. Ütle koos minuga veel üks kord, tema vägi. Minu läbi. Amen. Ja kui nad ootasid trööstijat, siis see ei olnud, et keegi pidi tulema lihtsalt lohutama, vaid Jeesus ütles, et te saate väe. Te saate püha vaimu väe. Andma meile väge, et me võiksime olla tunnistajad. Piibel räägib samuti, et püha vaim on tõevaim, nii et ta räägib sulle alati tõde, mida iganes ta ütleb, see on tõde, ja aitab sul tõde ära tajuda või tunda, kui sa puutud asjadega kokku, eks ole. See on tõevaimu töö. Siis Piibel ütleb, et te tunnete teda. See sõna, see kinosko kreekakeelne sõna on sõna, mis viitab ka väga lähedasele tundmisele, kogemuslikule tundmisele. Mul on hea meel selle üle, et see ei ole lihtsalt midagi, mis ma nagu kuskilt saan aru, et nüüd juhtus, aga mitte midagi ma ei tunne, mitte midagi ei ole juhtunud, vaid sa võid teda tunda. Ja ma võin teile öelda, sõbrad, ma olen tundnud Jumala vaimu väge. Ma usun, et sa oled ka. Tõepoolest tema ligiulu, et ta tegutseb, sa näed, sa tajud, sa koged tema lähedust ja tema väge. Nii et Jeesus ütles, et te võite teda tunda ja see tõotus kehtib täna veel. Ja siis öeldakse meile pühavaimu kohta, et ta tahab olla teie sees. Ta ei tulnud külastama, vaid ta tuli, et kolida sisse. Amen. Pühavaim tahtis kolida sisse. Ütleb, siin ma olen ja siin ma jään. Amen. Ja siis me loeme roomlastele kirjas, et ta tuleb appi palves. Ja ma ei hakka seda pikalt siin käsitlema, aga kõik me teame seda, et kui sa kutsud kedagi appi, siis abistaja ei ole kunagi vastutav kogu töö ära tegemise eest, vaid tema tuleb sul appi, kui sina hakkad pihta. Nii et see ei ole mitte, et ma tunnen mingit väga erilist, aulist tunnet ja siis hakkan palvetama. Sest püha vaim nüüd õhutab mind, vaid teinekord sa hakkad palvetama ja tema tuleb sulle keset palvet appi. Ja teeb su palve väeliseks ja juhib seda. Ja lõpuks sa plaanisid võib-olla teha 5-minutise palve ja oled 2 tundi palves. Ta tuleb sul appi. Amen. See on see, mida püha vaim teeb. Tihti me ei alusta sellise tipptundega asju pihta, ei ülistust, ei kiitust, ei sõnalugemist. Sa alustad sükse üsna madalate tunnetega. Ja mina kui pastor võin teile tunnistada. Mitte kõik päevad ma ei tõuse hommikul üles, mõtled, saaks selle piibli, kus piibel on, kus piibel? Või ma mõtlen, et täna ma ei viitsi lugeda. Muidugi, te kõik siin vaatate mulle pühade nägudega vastu, aga ma usun, et te olete tundnud ka neid asju, mis pole nii. Aga sa hakkad pihta ja siis püha vaim tuleb sul appi. Amen. Nii et ta ei ole vastutav ära tegemise eest, vaid ta teeb, kui sina teed ja tuleb sul appi. Ja üks asjades, mida Jeesus samuti ütles, et ta teeb, on see, et ta kuulutab teile tulevasi asju. Ja see kõlab auliselt, kes pole nii.
püha vaim kuulutab meile tulevasi asju, Johannese 16 ja 13. Nüüd, nelipühipäev jõuab siin kätte ja muuseas, enne seda veel Jeesus ju tõuseb üles taevasse ja piibel ütleb meile, et inglid ütlesid niimoodi Galilea meestele, et mis te siin seisate ja vaatate üles taeva poole, Jeesus tuleb samal viisil tagasi. Ja jällegi see sõna räägib seal vaatamisest, mitte lihtsalt, et sa nagu vilksamisi nägid ja hajus, vaid et niimoodi mõnda aega rahulikult ta läks, nende silmad olid kinnitunud tema peale, kui ta tõusis üles. Ja tuleb samamoodi, ta tuleb tagasi. Nii et tuleb päev, sõbrad, kui Jeesus naaseb tagasi siia planeedile maa ja piibel ütleb, kõik silmad saavad teda näha. Nii et see ei ole vilksamisi ja plaksti on kohal, vaid tuleb, võtab rahulikult aega, et tulla majesteetlikult sisse. Nii et ükskõik kes või kus keegi paneb oma telefoni filmima ja me teame, et tänapäeval iga asi on sekunditega üle maailma laiali, nii et iga silm saab teda näha. Tol ajal, kui Johannes selle kirja pani, ta polnud aimugi, kuidas see võimalik on. Aga ta osaldas Jumalat. Et see, mida ta kirjatab, on Jumala vaimust ja täna on see meile arusaadav. Nüüd tuli nelipühipäev. Ja nad olid palvetanud, nad olid oodanud, see, mida nad tegid muuseas, palvetasid, piibel ütleb meile. Nad olid koos palves. Üks asjadest, mida välja toodi, nad olid koos palves. Ilmselt juhtus selle 10 päeva jooksul veel palju muid asju. Ma arvan, üks asjadest, mis võis juhtuda, oli see, et nad parandasid paljudest asjadest meelt. Seal toimus teatud selline korrastus nii sisemiselt kui ka väliselt, sest hiljem Peetrus ütleb nendele inimestele, kes näevad neid püha vaimu väes olevat, ütleb, et parandage meelt ja siis te saate ka püha vaimu anni. Viidates ilmselt millegile, mis toimus ka nende seas. Nii et nad tuunisid oma pühitsuselu kahtlemata seal samuti. Ja nad olid palvetanud ja oodanud ja nüüd äkitselt taevas reageeris sellele. Ja mulle meeldib, kui taevast asjad juhtuvad. Halleluuja. Midagi on siin maa peal tehtud ja me teame, et nagu võimas tuulekohin sel päeval tuli. Nii et kui maa peal tõuseb palve ohin, siis taevast tuleb püha vaimu kohin. Halleluuja. Ja seda me näeme, et siin juhtus nii, et ja püha vaim tungis siia maa atmosfääri sellise hooga, et see kõlas inimestele nagu võimas tuul oleks puhunud. Nüüd tegelikult tuult ju ei olnud, aga see nagu näis nõnda või kuuldus nõnda. Nii et kogu see Jeruusalemma rahvas pani seda kõike tähele. Ja lõpuks see kogu kogemus lendas või läks sinna ülemisse tuppa. Ma alati mõtlen sellele, ma ei tea, keegi teist võiks välja uurida, kes seal alumises toas küll olid, aga kuidas nad selle kogu mürgli peale üles ei ärganud või mis iganes toimus, sest vennad olid seal ülemises toas. Täna me oleme ka siin ülemises toas. Tulekeelid langesid igaühe peale, nad kõik said täis püha vaimu, ütleb siin 2. peatükk ja 4. salm hakkasid rääkima võõrastes keeltes midagi, mida nad ei olnud õppinud ennem. Ja siis Peetrus tõusis üles jutlustama. Ja ta tsiteeris Joeli raamatut ja ütles niimoodi, ja viimsel päevil sünnib 2:17, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Tead, mis tähendab kõige liha peale? Keegi ei pea jääma ilma. Amen. Kõige liha peale. Siin ei ole mingisugused valitud või, ma ei tea, eriti pühad. Ma ei usu, et need kõik 120 ülemises toas olid nagu võrdsed sellises vaimulikus tipphäälestuses. Kindlasti olid seal siin ja seal, aga püha vaim langes kõigi peale. Ja Peetrus ütleb siin ka, tsiteerides Joeli. Ja ma valan oma vaimu kõige liha peale ja teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, prohvetlikult kõnelema. Mis ütleb seda, et kui püha vaim on välja valatud, siin toimub üks ärkamine laste seas, pojad ja tütred, muuseas räägib lastest. Ärkamine laste seas. Siis ütleb edasi, teie noored mehed näevad nägemusi. Jälle, ärkamine noorte seas. Siin räägitakse noortest hea poolest. No selleks, et nägemust näha, sa pead kõndima koos Jumalaga ja ilmselgelt olema ärganud. Ja teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, nii et vanemad ka ei jää ilma. Vanemad
on asja sees samuti ja see unenäod, mis räägitakse, ei ole mitte need unenäod, mis sa tavaliselt öösiti näed, aga Jumala vaimu poolt inspireeritud unenäod. Ja neil päevil ma valan oma vaimu oma sulaste ja ümardate peale. Nii et igaüks, kes on tema teenistuses, on sul tiitel ametlikult või mitte, ma valan oma vaimu sinu peale. Ma võimendan seda, mida sa teed. Ma olen sinu üle, ma olen suga kaasas, sa ei ole üksinda seal. Astud välja ja minu vägi on sinuga. Amen. Sulaste üle, ümardajate üle. Ja nemad samuti kõnelevad prohvetlikult. Ja tõepoolest, kui sa inimesi teenivad lihtsalt isegi palvetad nende eest. Ma usun, te kõik olete kogenud seda, et inimesed on palvetanud sinu eest prohvetlikke palveid, puudutades teemasid, mida nemad ei teadnud, et sina tegeled. Aga see osutus sulle julgustuseks, ülesehituseks, kinnituseks, see, mis prohvetus on, kes pole nii. Nii et me kõik võime selles prohvetlikus annis käia, ütleb apostel Paulus. Ja siit ütleb edasi, ma annan näha imesid ülal taevas. Siin see peaks tegelikult olema sõna tunnustäht, see sobib siia paremini. Algtekstis samamoodi ja tunnustähti all maa peal, see võiks olla samamoodi siin tegelikult ime. Nii et Jumal annab näha imesid ja tunnustähti. Imesid ja tunnustähti. Ja ma ei tea, kuidas lood sinuga on, aga ma ootan, et Jumal teeb imesid ja tunnustähti täna päev. Halleluuja. Tõepoolest, iga muudetud elu on üks tunnustäht. Iga inimene, kes saab muudetud seispidiselt, see on ime, amen, aga samuti füüsilised tervenemised ja muud imed. Ma puudutan seda kohe hetke pärast, aga ma jooksen ruttu siit edasi, ütleb edasi siit, et verd, tuld ja suitsusambaid, need kõik ülejäänud asjad viitavad siin muidugi eskatoloogiale või apokalüptilistele sündmustele, ehk teisisõnu see vaimu väljavalamine jätkub, kuni Jeesus tagasi tuleb. Au Jumalale. Mõni ütleb, et see lõppes ära apostlitega. No, lõpuaja sündmused pole veel aset leidnud ja see jätkub kuni täna päevani. Kiitus Jumalale selle eest. Nüüd, üks järgmine huvitav, oluline, kaalukas sündmus on see, mis sünnib Korneliuse kojas. Paljud teist on kuulnud nimi Kornelius. On keegi täna siin, kellele nimeks Kornelius? Ilmselt mitte. Aga Korneliuse kojas. Kornelius apostlite 10. peatükis me teame seda, et ingel ilmub temale ja muuseas millal? Kui ta on palvetamas. Nii et palve on üks oluline osa sellest, mida Jumal saab siin maa peal teha. Kas pole nii? Ja muidugi ingel teavitab teda Peetruse asukohast ja ütleb talle, et sinu annid ja sinu palved on tõusnud Jumal ette sind meelde tuletama. Nii et see auline sündmus, mis toimub Korneliuse kojas, ehk et paganad saavad ka Jumala lasteks ja täidetud püha vaimuga, sünnib ühe mehe eespalve elule. Sinu annid ja sinu palved on tõusnud Jumal ette sind meelde tuletama. Nüüd, mida Kornelius palus meil ei ole öeldud siin, aga ilmselgelt see pidi olema seotud sellega, mis juhtub tema kojas. See mees oli pöördunud juudi usku, olles ise roomlane väepealik, ilmselt kasvas üles Zeusi ja Marsi ja Veenuse ja muude Rooma jumalatega, aga mingil põhjusel oli ta pöördunud juudi jumala usku. Ja tema lähemad sõbrad olid seal pöördunud mõningad ja ilmselt ta tahtis seda head osa jagada oma lähedastega. Iga normaalne inimene, kes saab päästetud, kes saab kristlaseks, tahaks, et tema lähedased saaksid tunda seda, mida sina just tundsid, kas pole nii? Ja see oli ilmselt, mida tema tundis, see, mille pärast ta palvetas. Ja ühel päeval ingel tuleb ja ütleb, hei, sinu palved on kuuldud. Aga nüüd selleks, et midagi juhtuks, läkita sinna paika. Ja pane tähele, ingel teab väga hästi, kus Peetrus parasjagu on, kus linnast on. Ta teab, et see on nahkur Siimona koda. Ütleb, et see on mere ääres, miljoni vaade muidugi te lisanud sinna, aga ma lisasin selle ise juurde. Nii et ingel oli kursis kõikide detailidega. Ütles läkitada sinna. Me teame seda, et samal ajal, kui need mehed on välja tulnud Korneliuse juurest ja ühe päeva teekonna jagus oli kõndimist, järgmisel päeval Peetrus läheb katusele palvetama ja äkitselt palve ajal ta näeb nägemuse. See on see, mida püha vaim annab. Sõbrad, ka täna päev, ma usun, et me peaksime olema samuti avatud nägemaks nägemusi. Amen.
ja Peetrus näeb seal erilise nägemuse, muidugi ma ei lasku nendesse detailidesse, Jumal hakkab valmistama tema südant ette ja nii edasi. Ja siis muidugi need 3 meest on jõudnud tema ukse taha seal ja siis Peetrus läheb pisut vastu punnides nendega kaasa, sest need on paganad ja tema on juut ja kõik see asi tundub niimoodi väga veider tema mõtlemaailmas. Aga hämmastav on see, et kui on olemas üks näljane süda, üks näljane hing, nagu Kornelius oli, siis Jumal võib võtta kellegi 60 kilomeetrit eemal ja tuua selle nälja kustutamiseks kohale. Peetrusel olid need sõnad, mida Kornelius vajas kuulda. Korneliusel olid need inimesed, kelleni Jumala puudutus pidi jõudma. Ja Jumal tõi need asjad kokku. Amen. Need vaimulik nälg on üks tähtis koostisosa selleks, et need asjad juhtuksid. Ja muidugi siin on palju huvitavaid aspekte veel, mida ma ei hakka puudutama, aga Peetrus kuulutab seal paganatele. See on huvitav, enne kui ta hakkab seda kuulutama, siis on seal üks palli viskamine ühelt poolt teisele. Üks ütleb, et nüüd tee mis iganes sa nüüd oled siia tulnud. Tema ütleb, mida te tahate, ma siin teeksin. Tee mis iganes Jumal sul käskib. Nii et ilmselgelt, mul on tunne vähemalt, et Peetrus ei pruukinud teada kuni viimase hetkeni, mida ta täpselt siin ütlema peab ja tegema peab, aga kui ta avas oma suu, siis Jumala tarkus voolas välja. Ja kui ta kuulutab seal evangeeliumi, räägib, et kuidas Jumal oli Jeesuse Naatsaretist võidnud püha vaimu ja tulega, kes käis mööda maad, tegi head, parandas kõiki, kurat oli saanud võimu, sest Jumal oli temaga. Kui nad seda sõna kuulsid, need paganad äkitselt, püha vaim langes nende kõigi üle. Seal samas saalis, seal ruumis. Ja kuidas nad said aru, et püha vaim langes nende üle, me ei näe ju püha vaimu. Piibel ütleb siin samas, et nad kuulsid neid võõraid keeli rääkimas ja Jumalat väga austamas. Amen. Ja muidugi need teemad kõik siin vajavad lähemat käsitlust ja me ei hakka seda täna siin tegema, aga 4 pühipäeval olid ju lausa sellised tuttavad keeled mõningatele inimestele. Me ei tea, kas Jumal tegi selle ime nende kõrvus, sest Piibel ütleb, et nad kuulsid neid ja neid keeli rääkimas. Võib-olla nad rääkisid lihtsalt võõras keeles, mis iganes nende palvekeel oli, Jumal pani selle kõlama nende kõrvust sellisel viisil. Võib-olla nad rääkisid mõnesuguste keelte anniga, millest apostel Paulus räägib 1. Korintuse 12, kus on vaja tõlgendajat, aga võib-olla sel juhul oli see, et nad ise said aru sellest keelest. Mitmeid võimalusi siin on, aga kõik need on imelised variandid. Muuses, Azusa tänava ärkamises, kui inimesed said püha vaimu puudutuse, mitmed teinekord said ühe võõra keele, mis oli siin maa peal tuntud keel, jaapani keel, hiina keel, mis iganes, ja rääkisid seda puhtalt. See oli inimesi, kes said klaveri mänguoskuse läbi püha vaimu. Hämmastavad asju juhtus. Sõbrad, me räägime siin imedest. Aga me räägime sellest, et see sama Jumal, kes tegi neid imesid siin või Azusal või Walesis, on see sama Jumal täna meil siin Pärnus. Ja sa ütled, et mul hakkab aeg jõudma, tee ruttu. Mäletan, ma rääkisin sulle ootamisest hetk tagasi. Nii et ma sain sind konksu otsa, see sai kuskile minna. Nüüd me tuleb oodata. See on alles 1. päev muuses, 10 päeva veel. Või palju iganes Jumala heaks arvab. Aga see on, me teeme iga õhtu neid koosolekuid siin. Ja see, mis Korneliuse kojas toimub, on üks murranguline paradigma muutus. See oli niivõrd suur muutus juudi mõtlemises, et Jumal võiks paganatele üldse midagi head teha. Veel vähem, anda see sama pääste. Ja seda ta näitas püha vaimu väljavalamisega nende üle. Samamoodi neile. Me teame, see oli hulga klaarimist ja kuidas nad said asju pidid Jeruusalemmas selgitama ja nii edasi. Aga sealt Kaisarea kogudusest sai üks esimene paganate kogudus. Ja üks muudatus toimus vaimses maailmas. Seejärel Antiochias samamoodi tõusis üles üks paganate kogudus. Jeruusalemma tagakiusamise ajal mõningad olid ajutatud, sattusid Antiochiasse. Piibel ütleb, nad kõnelesid seal kreeklastele ja need pöördusid usku.
ja siis, kui seal hakkas niisugune kogukond tekkima, saatsid nad Barnabase sinna ja Barnabase kohta öeldakse, et kui ta Jumala armu nägi, nii et ta nägi seal midagi, mis oli eriline, siis ta läks, võttis Pauluse ja siis nad õpetasid seal ja treenisid ja lõpuks Antiohia kogudus oli esimene, kus hakati usklikke nimetama kristlasteks. Jumala võidmine oli nii vägevasti kohal, nad ütlesid, et need on väiksed võitud. See on, mis kreeka keeles Kristus tähendab muuseas, võitud. Ja, võitud Jumala väega. See ei saa olla võitud ilma Jumala väe võidmiseta. Aga midagi murrangulist toimus seal. Ja hiljem Antiohias saab missioonikeskus, kust läkitakse välja Paulus ja Barnabas ja mitmed reisid ja evangeelium levib üle kogu tolleaegse tuntud teada maailma ja levib paganate keskele. Ilmselt ilma Korneliuset oleks jäänud kristlus lihtsalt juudi messiaanlikuks selliseks regionaalseks usulahuks. Aga tänu sellele, et oli üks mees Kornelius ja see rahvas seal, kes võttis selle sõnumi vastu, toimus üks plahvatus, üks laienemine. Ja tegelikult me oleme täna siin tänu sellele. Ja see Jumala vaimu töö on läbi kiriku ajaloo edasi läinud. Erinevaid ärkamisi on olnud üle maailmas siin ja seal. Ja üks nendest muuseas oli Azusa tänaval 1906 aastal, 9. aprillil puhkes ärkamine. See sai mõjutatud paljuski ühe sükse mehe poolt nagu Charles Parham, kes oli piibliõpetaja, kelle koosolekul oli siuke mees nagu William Seymour, kes oli mustanahaline ja oli ukse taga ja kuulas neid asju ja tahtis saada püha vaimu ristimist. Ja muuseas, need mõlemad kuulutasid püha vaimu ristimisest, keeltega rääkimisest tükk aega enne, kui nad ise said selle anni. Nii et nad olid nii põnevil sellest. Ja läks aega enne, kui nad ise selle said, aga nad lõpuks said selle. Ja kõik hakkas pihta sellest, kui nad hakkasid uurima apostlite tegude raamatut. Hämmastav, kus pole nii. Ja täna on hinnanguliselt kuskil 600 miljonit usklikku, kes on tulnud sellest Azusa tänava ärkamise mõjust. Võimas. Ma usun, me oleme täna ka üks osa sellest. Aga sõbrad, mida see meie jaoks täna tähendab? Las ma lihtsalt kiirelt, enne kui me lõpetame, loen sulle mõned imed, mis toimusid Azusa tänava ärkamise. Ma panin need see spetsiaalselt kirja. Üks mees nimega Bill Brown tundis, et tal oli and palvetada silmaprobleemide eest. Ta palvetas circa 50 pimeda eest, kes kõik hakkasid nägema. Ühel naisel polnud silmavalgeid. Käes küsiti, Browni käes küsiti, et mis on kõige märkimisväärsem ime, kui sa palvetasid inimeste silmade eest. See ütles, et see inimene, kellel polnud silmavalgeid, muidugi oli pime, ütles, miks ma seda kõige rohkem mäletan, sellepärast, et naine karjatas kõvasti, kui ta nägema hakkas. Ja muuseas see sama vend Brown, hiljem kui Azusa ärkamine oli juba lõppenud, palvetas samuti vanadekodus ühe pimeda ees, kes tema juurde toodi. Ja esimene asi, mis ta võttis selle pimeda kepi, lõi selle vastu oma põlve puruks. Siis võttis tema prillid eest ära, niisugused tumedad prillid. Ja siis palvetas usupalve. Ja see inimene hakkas nägema. Muuseas, Azusa tänaval ärkamises ei olnud ainult tiitlitega inimesed, kes teenisid inimesi vaimulikult. Tavalised inimesed tegid seda. Ja muuseas, nad enamus jaolt ei palunud, Jumal, võta ära see haigus või tee midagi sellega. Nad käskisid haigusel minna. Nad kasutasid usklikku meelevalda. Jeesus ütles, mida teie maa peal seotud on taevas seotud. Nad kasutasid usklikku meelevalda. Muidugi nad palvetasid Jumala ees. William Seymour tuli enamus koosolekutele kast peas. Sõna otseses mõttes. Ta oli kast oli peas. Pappkast või mis iganes. Istus sellega koosolekul vahest tunde. Ja kui ta võttis selle kasti ära, imed hakkasid juhtuma seal ruumis. Et võib-olla me peaks hakkama rohkem kaste pähe panema. Arne, sul on mõned sinna? Nii et imed juhtusid seal Azusa tänaval. See vend Brown palvetas ühe halvatud mehe pärast, kes oli halvatud vasakul poolt. Üks nesta silm, vasak silm ja vasak nina sõõre
töötasid, kõik muu oli halvatud. Ja peale palvet tema luud rangisesid ja paukusid ja mees ajas ennast sirgeks, viskas kargu ära ning temast sai jutlustaja. Halleluuja! Puuduvad kehaosad kasvasid tagasi. Ühel mehel oli puujalg. Need on väljavõtted paljudest raamatutest, mis on sellest ajast kirjutatud ja nii edasi. Ühel mehel oli puujalg ja kui ta selle ära võttis, kasvas uus jalg jällegi suure raksumisega seal koha peal kõigi silme all. Paljudel meeldiks näha selliseid imesid jälle. Amen. Ma ütlen sulle, sa võid teoloogiliste vaidlustega, ma ütlen isegi, sa ei saa teoloogiliste vaidlustega kedagi vaielda Jumala kuningriiki. Heal juhul lihtsalt lähete tülli eri teid, aga kui Jumal teeb ime, keegi ei saa sellele vastu vaielda. Usu mind, inimesed tormavad kokku. Nad läksid ka Jeesuse juurde nende imede pärast. Muidugi Jeesusel oli elusõnad, mida ta rääkis nendega. Puuduvad silmamunad tekkisid tühjedesse silmakuubastesse. Kasvajad langesid lihtsalt inimeste keha pealt maha, lörtsti. Ja need pärast korjati kokku, visati prügikasti. Mõtle selle peale. Kasvajad, need koed on ühendunud sellega, siin on veresoonestiks, kogu asi on ühendatud, äkki see kukub ära. See Jumala ime, mis Jumala ime. Paljud, kes olid terve elu kurdid, said esimest korda kuulmas ja üks mees oli Parkinsoni haigust põdenud ja värises nii palju, et pidi ratastoolis olema. Peale seda, kui oli kästud, et see haigus lahkuks, hakkas mees kiirelt vabanema värinast ja peaaegu oli ratastoolist väljas ning tantsis koos teistega. Kõlab hea lõpp koosolekule, kus sa oled tulnud ratastoolis. Isegi siuksed lood olid, et kui putukad olid hävitamas kellegi vilja, marssasid usklikud põllu äärde, selle inimese põllu äärde ja kuulutasid autoriteediga Jumala sõna putukate üle ja putukad jäid viljast eemale. Isegi putukad kuulavad Jumala sõna. Hallo, amen. Kord kutsuti tuletõrjujad välja naabrite poolt, seda tehti rohkem kui üks kord. Sest nad nägid tule kuma majast, mitte mõistes, et see oli Jumala au valgus, mis kumas välja sealt majast. 24 inimest said tervendatud Downi sündroomist. Ühel naisel oli peaaegu üles 15 sentimeetri läbimõõduga tuumor. Kui inimesed talle käed peale panid, hakkas tuumor kokku kuivama silmaga nähtavalt. Ühel grupil inimestel oli reumaatiline atriit peale palvet. Nende luud jälle raksusid, see ilmselt tundub Suusa tänava sükene tüüpiline asi, raksusid ja nende käed ja jalad läksid jälle sirgeks. Vau. Muuseas, siin on kirjutatud ka ühest mehes, kelle nägu sarnanes elevandi omaga. Mis tähendab seda, et tema alumine näopool rippus allapoole rindkere piiri. Peale palvet hakkasid juhtuma tema näos otse kohe. Ja kommenteeritakse nõnda, et hiljem oli see haruldaselt kena väljanägemisega mees. Ja muuseas, Jumala väge võis tunda isegi väljapool hoonet. Inimesed, kes lähenesid sellele hoonele, kukkusid juba põlvili maja juurde jõudes. Inimesed said ristitud püha vaimuga, hakkasid rääkima võõreid keeli, nagu öeldud teinekord ka neid keeli, kus nad hiljem läksid rahvustesse missionärideks. Sellepärast ma lõpetan selle mõttega. Mida see tähendab meie jaoks täna? Number 1. Jumal jätkuvalt reageerib näljastele südametele. Amen. Ütle koos minuga, tema vägi. Minu läbi. Amen. Tema vägi minu läbi. Kus iganes need inimesed ka ei oleks. Teiseks, see kogemus, mis toimus 4 pühipäeval ja on toimunud paljudes kohtades üle maailma, ei olnud mõeldud ainult ühe põlvkonna jaoks, sest Peetrus ütles teie ja teie laste pärast on see tõotus. Kus iganes, mis iganes põlvkonnas või mis iganes ajal, on üks näljane grupp inimesi, kes ütleb, me tahame enamat kui see, mis meil täna on. Sul võib olla hea asi, aga Jumalal on midagi paremat. Jumal ütleb, okei, ma olen valmis valama oma vaimu jätkuvalt välja kõige liha peale. 3. Piibel ütleb meile, et me peaksime järgima meie eelkäinud inimeste usku, järgima nende eeskuju. See ei ole vale vaadata Jumala meeste ja naiste peale, nii Piiblis kui kiriku ajaloos, kes on maksnud seda hinda ja käinud selles väes ja selles kutses. Ja Piibel ütleb meile, et kui me otsime teda, siis me leiame teda. Kui me tuleme tema ligi, tema tuleb
meie ligi. Amen. Ja muidugi nende ärkamiste eel alati toimus tuline palve. See oli üks asi, mis iseloomustas seda. Alandumine, pühitsuselu, vaimulik nälg ja usk. Ja muuseas selline mees nagu Frank Bartleman, see oli Azusa tänava ajakirja väljaandja ja ta luges Walesi ärkamisest ja siis ta kirjutas Evan Robertsile kirja 1905 aastal, enne kui Azusa tänava suur ärkamine käima läks. Ja selles ta palus, et Evan Roberts palvetaks Ameerika pärast, ütles palveta meie rahvuse pärast. Ja kui sul on mingi nõuanne anda, siis anna see. Ja Evan Roberts kirjutas sellele mehele vastu, öeldes nõu andmise osas nõnda. 4 asja ütles, tooge kokku inimesed, kes on valmis täielikult pühenduma. See oli, mida ta ütles. Teiseks, palvetage ja oodake. Kolmandaks ütles, uskuge Jumala tõotustesse. See on ka teadlik otsus ja teadlik tegevus. Ja 4. ütles, pidage igapäevaseid koosolekuid. Juhtumisi sellel palvenädalal me teeme iga päev koosolekuid, kes pole nii. Ja me oleme ühe sammu juba asja juures ja mitte üks muidugi, me palvetasime siin koos ja teeme seda täna veel. Nii et sõbrad, minu julgustus teile täna on, et me peaksime paluma Jumala käest rohkem imesid ja tunnustähti ja terveks saamisi. Nii nagu apostlid, kui nad olid just ähvardatud seal, et nad ei kuulutaks kellegile, tulid kokku, tõstsid oma häält ja palusid, et Jumal annaks neile julgust kuulutada tema sõna, sirutades oma käed. Jumal sirutaks oma käed, imed, tunnustähed ja terveks saamised sünniksid Jeesuse nime läbi. Halleluuja. Nii et need imed annaksid jätkuvalt tunnistust. Kui meid ei lubata siin midagi öelda, siis Jumal, sina tee imesid. Ja Piibel ütleb, et kõikus paik, kus nad olid palvetanud, annaks Jumal, et meie palvepaigad kõiguks. Mitte lihtsalt me läheme samamoodi sealt välja, nagu me tulime sinna. Et meil on olnud kohtumine Jumalaga on palvekojas. See, mis neil oli seal, see, mis juhtus nendega. Piibel ütleb, kui Jeesus palvetas, tema näoilme muutus. Nii et sõbrad, iga rahvuslik ärkamine hakkab alati pihta isiklikust ärkamisest. Ma mõtlen, et siit kuskilt võiks midagi juhtuda, aga what about us? Kuidas meiega lood on, eks ole? Ma arvan, et see on see, mida me täna saamegi teha. Ma loodan, et issanda vaim on ka mingilgi viisil õhutanud meie südant ja julgustanud meid. Ma arvan, et kõik on võimalik sellele, kes usub ja koos Jumalaga kõik ongi võimalik. Et Jumala vaim võiks olla välja valatud jälle meie linnale, meie koguduste üle, meie peredes, nii nagu Korneliuse pere ja tuttavad said seal. Amen. Ja lõpuks meie rahvusele. Amen. Me vajame ühte rahvuslikku äratust. Kas pole nii? Ja sellele alati eelneb palve. Piibel ütleb, et kui minu rahvas, kelle on pandud minu nimi, eks ole, alandab ennast, pöördub oma kurjadelt teedet ja palvetavad. See ei öelda, et vastus on poliitikute käes. See ei öelda, et kui äriinimesed tulevad uute reformidega ja meil on paremad finantsilised olukorrad siin maale. See öeldakse, et kui minu rahvas, nende käes on võti. Nende käes on võti. Meie käes on võti, sõbrad. Nii veel kord, tema vägi meie läbi. Amen. Tema vägi meie läbi. Tõusmegi koos püsti ja ma ei tea, kuidas siin asjad planeeritud küll on, aga ma arvan, et mul on hea rääkida imedest, aga nüüd ma saan öelda, et pastorid siin ja usurahvas saab teenida üksteist ja Jumal tehku neid asju meie läbi. Aga nagu ka pastor Arne on nimetanud, me tahame täna siin teenida palves inimesi. Palvetada usupalveid inimeste üle. Kui sul on mingi haigus, käskida sellel haigusel ära minna. Kui sa vajad värsket puudutust taevast, siis palvetada selle üle. Amen. Aga võtta üks selline aeg, et teenida. Sest see, miks me oleme kokku tulnud. See, mis palve tähendab. See, mis allianss tähendab. See, mis üksmeel tähendab. Amen. Nad olid kõik ühes koos, ühel meelel. Ja äkitselt taevas sündis kohin. Annaks Jumal seda kohinat täna õhtul meie üle. Annaks sellel nädalal ja siit edasi. Amen. Annaks Jumal seda meile siin Pärnu linnas jätkuvalt.
sõbrad, see on minu julgustus teile, minu palve. Võib-olla sa, Arne, saad tulla ja mängida taustaks korraks, aga tõstame korraks oma käed kõik. Issand, me tõstame oma pilgud sinu peale. Paljud meist me oleme maadlemas oma reaalsustega, kus on hirmusid, väljakutseid finantsiliselt. Võib-olla mõned su mõttemaailmas on palju teemasid, mis puudutab sinu füüsilist, tervislikku olukorda. Mingid asjad teevad sulle muret. Võib-olla sa kannad koormat oma laste pärast. Nii palju teemasid meie ümber, aga issand, täna õhtul me tõstame oma pilgu, nagu pastor Arne siin juba eelnevalt ütles, sinu peale. Me tõstame oma pilgu sinu peale, issand. Siruta täna õhtul oma käsi, issand, üle selle koguduse siin. Et imed, tunnustähed ja terveks saamised võiksid sündida Jeesuse nimel läbi. Et su püha vaim elustaks kogudust, sinu rahvast, et inimeste usk tõuseks, et me oleme valmis ootama sinu ees. Ja ma palun, et number 1 meie pastorid, kes siin on täna, tuleksid siia ette ja sest neil on seal taga Alarik ka ja sõbrad, koguduse rahvas, kui te vajate mingis asjas palvetuge, teenimist, siis meie vendadena oleme valmis vabastama oma usu sinu heaks. Et issand puudutab sind. Võib-olla sa pastor ja sa vajad ise palvet, sa hästi aru saad. Aga me teeniksime täna siin 11 sellel hetkel ja kas on okei, kui ma kutsun pastor? On. Pastor Enok ole ja Tõnu ja isa Toomas ole ja ma nägin Alarit seal taga ka, kui te saaksite tulla. Ja võtame selle aja, et kui sa tahad tulla ja lasta palvetada enda eest, siis ole usin seda tegema. Amen. Ole usin seda tegema. Sest see on ju palveallianss nädal. Me palvetame siin. See on, miks me oleme kokku tulnud. Amen. Palume, et Jumal puudutaks meid. Jumal külastaks meid Jeesuse nimel. Nii et ole hea, ole julge, ole esimene, kes astub välja. Näita, et sa oled näljane. Näita, et see läheb sulle korda. Amen. Jumalale meeldib nälg. Ta tasub neile, kes teda hoolikalt otsivad. Halleluuja. Nii et võtame selle hetke aja ja ülistame issandat. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.